selleks, et müüa oma kaupa, tööstustoodangut välispartnerite, eriti Skandinaavias, nemad vaatavad süsiniku jalajälge. Kui sa toodad energiat, mida sa tarbid, kui see on toodetud fossiilsetest allikatest, sa lihtsalt ei mahu oma toodanguga, tööstustoodanguga ostjate radarile. Ja see loob surve ilma igasuguste keskkonna eesmärkida, see loob majanduslikku surve tuua alla heitmed ja tänu sellele küsimused ka meile, kõik tööstustarbijad küsivad, et millal te jõuate nulli. Et meil ei ole mõtet lohistada jalgu ja öelda, et 2050 või midagi. Utilitas eesmärk on 2030 kõikides oma võrkudes pakkuda süsinikuneutraalset energiat. Ehk siis me liigume kogu aeg sinna poole, kuhu kliendid meid suunavad, kuhu keskkond meid suunab. Aga need sammud ei saa olla kiired, just see sama mastaap. Ei ole ühe kortermaja, vaid siin on hooneid, siin on kliente ja siin on püsivaid suhteid, mida ühe korraga ei muuda. Kuidas sa arendajana näed tegelikult täna? Kuidas see on? Kas see klientidelt juba tuleb ka see soov, et tegelikult me soovime kestlikku kütet? Otse loomulikult. See on juba aastaid niimoodi ja me ise oleme ju selle nimel vaeva näinud. Me mõtiskleme, me näeme visioonis ennast ju ka väga kestlikuna, stabiilses soojamajanduskeskkonnas, kus rohejalajälg on võimalikult väike. Me juba aastaid paneme päikesepaneele katusele. Me otsime neid lahendusi igapäevaselt, aga nagu veel kord, need muutused ei ole nii kiired, kui eemalt vaadates võiks nagu öelda, et no mis see asi ära ei ole, sest siin on jutt on miljonitest rahalisest eurodest ja üks on otsus, aga projektid, kooskõlastused ja kõik need on aastaid, 5-10 aastat.